oleme siis praegu Saaremaal Sõrve sääre kandis ülesandega siis tuvastada vastase liikumist mere peal ja seeläbi siis enda üksustele infot edasi anda, kas et nemad saaks oma ülesandeid täita või anda eelhoiatus siis, kui on mingi oht nende ülesande täitmisele. Üksus on hajutatud piisavalt, mis tagab meile esimese kaitse kaudtule eest. Ukraina näitel siis näeme, kuidas droonidega on võimalik tuvastada, tellida kaudtuld üksuste pihta, kui ka loitering munitionit kasutades siis rünnata otse droonidega üksusi. Et see seirerühm on meil esimest korda praegu siis siin maastikul ja see, mis on eelnevalt paberile justkui kirja pandud, seda me nüüd praktiseerime. Mina oma siis jalaväe taustaga saangi üksusele panustada natukene selle jalaväe taktika osas, kuidas, mis positsioonidel, mis tegevused on vaja teha, et anda meile eelhoiatus siis kas mingi püüniste relva asukohtade näol ja justkui siis masinate paiknemise ja telkide kämotamise, mis iganes isikliku kämotamise näol ka. Ohutase on meil praegu siis jäetud keskmiseks, et Saaremaa põhja pool on praegu tuvastatud vastase üksuseid kogunemas, mis tõttu siis meil siin on seda survet natukene vähem ja seetõttu ei ole meil ka näiteks praegu kiivrid peas, et peame siin kuuma ilmaga hapnema, aga kiivrid ja varustus on kõigil alati käeulatuses võtta, et kui peaks vaja minema ja julgestus on meil siis ka paigas, mis tagab meile eelhoiatuse võimaliku vastase rünnaku eest ohtlikelt suunadelt. Radar ise siis tuvastab mitukümmend kilomeetrit ehk siis selle merega, mis meil siin näha on, sisuliselt näeme Lätini välja ja tuvastame kuni kalapaatide suurused masinad või liikumised merel. Samuti on see radar võimeline ka tuvastama õhus liikumist, näitena võibki tuua siin paar päeva tagasi, kui üle lendasid siis Marine Expeditionary Unity kopterid, transportisid midagi Mõntu sadamasse ja enne kui me reaalselt visuaalselt neid koptereid nägime, siis tuvastasime me nad radaripildil ära. Samuti, mis iganes me siis mere peal tuvastame, meil on endal määratud üksused või kohad, kuhu me siis ette kanname sellest liikumisest ja me omame muidu ka merepilti, mis toimub Eesti ja üldse Balti meres ning saame siis radaripildi viia vastavusse selle pildiga, mis reaalselt toimib ja on näha mere peal. Kui midagi, mida ei ole tuvastatud eelnevalt ja seda ei ole kuskil kaartidele märgitud, siis me seda näeme siin kurakurgu juures ja sellest ettekandes siis tekib meie üksustel pilt võimalikust vastase liikumisest mere peal või ka mõnest hajameelsest kalamehest, kes on ehk suurema laevaga kuhugi siia tulnud. Kohalikega on suhted väga positiivsed, et need väiksed kokkupuuted, mis meil on siin olnud, on head. Mehed on siis tulnud õhtul, et nägime koptereid lendamas, et kas vajate, et võtame ka ülejäänud külameestega relvad ja võtame mingi suuna enda valve alla, aga siis tuleb maha raustada, et tegu on ikkagi suur õppusega ja tegelikult on need meie liitlased, kes siin kopteritega lendavad ja võib-olla mingi hetk ka vastast siis mängu eesmärgil meile mängivad. Aga muidu need vähesed kokkupuuted on positiivsed, on sauna pakutud, värsket vett kaevudest, kõik asjad on positiivselt vastu tulnud ja meelestatud.